materiaalne maailm on nagu kavalalt niimoodi ehitatud, et tal on nagu see jäme tee ja siis peentee. Et ühtepidi, et jäme on see, et sa võid nagu endale teistele tõestada väga palju asju. Kas läbi andekuse väliseilu, läbi jõu, läbi tarkuste, ma ei tea, mingi efekti, mingi rikkuse või kuulsuse või ma ei tea, et sa nagu lähed ja tunned, et noh, kõik läheb paremaks ja kõik on õieti nagu. Ja noh, võib-olla ongi. Aga teine siis paralleel, noh, mis võib nullida ära kõik meie jõupingutused ja efektitamised. Siis materiaalses maailmas on üks muidugi surm ja aeg, eks ju. See on korra on ja korra ei ole, eks ju, mingi hetke pärast, eks ju. On see, et need omadused, kui nad paralleelselt, sinu omakuse püüdmatus, alandlikkus, tänulikkus, kannatlikkus, teiste eripärade suhtes, teiste asjade suhtes, mis sind närvib, kui see nagu ei suurene, siis see ei ole progress. Ta võib olla vastupidi, degradatsioon, sest sinu valeego suureneb. Kuigi väliselt sa võid olla miljonid järgijad, sa võid olla ka mingi guru või mingi diktaator või kõige parem rockstar. Aga kui sinu omadused paralleelselt ei arene, ei lähe paremaks ja sa ärritud ja hakkad ennast paremaks pidama kõik, siis see on teemanlik tegelikult. Et nagu hästi ettevaatlik peab olema, iseennast ka vaatan, et see ei ole mingi jutt, et umbes, et olge ettevaatlikud teie, ei. Samamoodi mul, et mingi aeg arvad või alateadlikud, et päris hea, et ma nagu elan nagu suhteliselt puhtalt, söön puhtalt, püüan nagu palvetada ja püüan ka aidata inimesi ja pole viga nagu progress ju, pai, keegi seal ütleb ka mingi hea sõna, et pai me tahame kõik saada, eks ju. Aga teine osa on see, et kui sa vaatad omadusi, kõik see kriitika, teiste aitamine, siis selline väljakannatamine, kui keegi ei ole nagu selline, nagu sulle meeldiks. Need inimlikud omadused, seal kui sa paralleelselt nagu progressi tee, ma ei taha öelda, et endale teistele nii depressiivsed, et see on nagu mõttetu, aga see on selline väga ohtlik nagu. See materiaalne maailm nagu petab kuidagi ära, et sa lähed nagu selle osaga nagu edasi, eks ju, selle välise efektitamisega, oma kuvandi, legendi loomisega netis, eks ju. Aga paralleelselt argipäev toob sulle reaalseid olukordi, kus sa reageerid, mitte nii meeldivat, eks ju. Kas saad närvi mõtleda või räägid taga või alateadlikult või oled ärritunud või. Et see osa peaks nagu paralleelselt minema. Et siis on nagu progress, mis iganes. Sa võid olla miljardär, kui sul need miljonite taga ei ole see, et sa oled kõikide teener, kogu aeg mõtled, kuidas maailma nagu iseennast nagu valguse poole lükata. Kui seal ei ole see põhimotivatsioon, täiesti jälle nagu, pigem ta viib inimese jälle sinna, kus ta kõige hullemasse nagu seisu tegelikult, sinna musta auku siin hinges ja südames, eks ju, üksindusse ja ahastusse.